Tervist, sõbrad! Eelmine pühapäev ma kõnelesin meie Pärnu koguduses teemal vaimulik läbimurre. Ja pidades silmas vaimulikku läbimurret ühes linnas. Ja vaimulik läbimurre saab tulla meie isiklikku ellu ja ühte linna, kui püha vaim külastab seda linna. Ja püha vaim külastab, kui meie Jumala kogudusena midagi ette võtame. See kõne on Filippusest, kes läheb Samaaria linna ja kuidas selle linna elu ja käekäik muutub sellest, et üks Jumala mees astub ühte linna, võitud Jumala püha vaimu poolt. Imed, tunnustähed, terveks saamised sünnivad ja kuidas pimeduse maailm pressitakse välja sellest linnast. Ja ma usun, et neid vaimulikke läbimurdeid me vajame oma isiklikus elus. Ja me vajame seda jätkuvalt kui kogudus, kuhu iganes piirkonda või linna Jumal on meid läkitanud. Me ei saa seda teha oma enda jõust. See on püha vaimu vägi, meil pole inimestena üleloomulikke võimeid. Meie võime tuleb Issandalt, kes on teinud meid võimeliseks tegema, mida me iganes teeme. Aga see jutlus on selles, kuidas üks linn ja selle saatus muutus läbi selle, kui üks Jumala mees Filippus, kes oli tegelikult diakon, läks ühte linna ja kuulutas neile seal Kristust. Nii et vaata seda, ma usun, see julgustab sind. Sa võid ühe halleluuja öelda? Eero rääkis, mis amen tähendab, et see on nii. Halleluuja tähendab kiitus Jumalale. Nüüd teeme veel ühe halleluuja. Halleluuja! Ühe veel. Halleluuja! Keegi küsis mu käest, et millal tuleb halleluuja öelda ja millal tuleb amen öelda. Ja halleluuja võib igal ajal öelda. Kiitus Jumalale, eks ole. Ja ma ütlesin, amen öeldakse tavaliselt siis, kui mingi asi kõnetab sind, puudutab sind, siis ütled amen. See käis nagu minu kohta, eks ole. Aga sõbrad, me loeme täna Apostlite tegude raamatust ja ma olen jätkuvalt selles raamatus pikalt olnud ja jätkuvalt olen. Ja loeme siit 8. peatükist, salm 5 ja edasi. Ja tegelikult ma tahan lugeda lausa 20 salmi. Ja kus siis veel, kui mitte koguduses, Jumala kojas, me loeme Jumala sõna. See on hea koht öelda amen. Okei. 5. salm 8. peatükk Apostlite tegude raamat. Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust. Ja rahvas pani ühel meelel tähele, mida Filippus ütles, kuuldas teda ning nähes imetähti, mida ta tegi. Sest paljude seest, kelledel olid rüvedad vaimud, läksid need välja suure häälega kisendades. Ja palju halvatuid ja jalutuid sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas. Halleluuja. Aga üks mees, Siimon, salm 9, oli enne juba seal linnas ja nõidus ning eksitas Samaaria rahvast, öeldes enese midagi suurt olevat. Teda panid tähele kõik nii pisukesed kui suured ning ütlesid, see on Jumala vägi, mida kutsutakse suureks. Ja nad hoidsid tema poole, sest ta kaua aega oli neid nõidusega eksitanud. Aga kui nad Filippust uskusid, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Ka Siimon ise sai usklikuks. Ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde ja pani väga imeks, nähes sündivat imetähti ja suuri vägevaid tegusid. Pane tähele, mis seal juhtus. Imetähed, suured vägevad teod. 14 salm, aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria linn oli Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese ja kui need sinna said, palvetasid nad nende eest, et nad saaksid püha vaimu. Sest vaim ei olnud veel langenud ühegi peale nende seast, vaid nemad olid ainult ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid nad oma käed nende peale ja nad said püha vaimu. Aga kui Siimon nägi, et apostlite käte peale panemisel läbi anti püha vaimu, pakkus ta neile raha ning ütles, andke ka minule see meelevald, et see, kellele ma iganes oma käed panen, saaks püha vaimu. Aga Peetrus ütles talle, kadugu su raha sinuga tükis, et sa mõtled Jumala andi saada raha eest.
sul ei ole jagu ega osa sellest sõnast, sest su süda ei ole avameelne Jumala ees. Sellepärast paranda meelt sellest oma kurjusest ja palu Issandat, et ta sinu südame mõtte sulle vahest andeks annaks. Sest ma näen sind vihasapis ja ülekohtu sõlmes kinni olevat. Aga Siimon vastas ning ütles, paluge teie Issandat minu pärast, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete ütelnud. Kui nad nüüd olid tunnistanud ja rääkinud Issanda sõna, pöördusid nad tagasi Jeruusalemma ja kuulutasid evangeeliumi mitmes Samaaria alevis. See on Jumala sõna. Amen. Jutluse pealkiri on vaimulik läbimurre linnas. See oli Samaaria linn siin, aga me oleme siin Pärnu linnas. Me vajame vaimulikku läbimurret siin. Oled sa nõus sellega? Linna suurust läbimurret, et terve linn võiks saada puudutatud Jumala väe poolt. Kui me lugesime sellest, mis juhtus siin Samaaria linnas, siis ma ilma liialdamata võiks kutsuda või nimetada seda ärkamiseks. Oled sa nõus sellega? Kui sa lugesid seda, mis siin toimus? Paljud, kelle sees olid kurjad vaimud, läksid need välja. Mitte mõned, paljud, okei. Palju halvatuid ja jalutumaid sai terveks. Ja paljud ristiti, mehi ja naisi. Ja suur rõõm oli selles linnas. See kõlab minu jaoks nagu ärkamine. Üks vaimulik läbimurre terves selles linnas. Huvitav on aga tähele panna, millises kontekstis toimub see vaimulik ärkamine. Ja kui sa loed mõned salmid enne seda, kus me pihta hakkasime, siis me võime lugeda, et Saulus, kellest sai ilm Paulus, aga praegu ta on Saulus, rüüstas kogudust, käies mööda kodudest ja tõi välja mehi ja naisi ja andis nad vangi. Me räägime siin kristlaste tagakiusust. Nii et, ja siis käisid ajali olevad mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi sõna. Nii et see ärkamine Samaaria linnas tegelikult sünnib nagu kontrastina keset kibedat tagakiusu. Ja see sõna siin, et Saulus siis rüüstas kogudust, see sõna rüüstama võiks tõlkida häbiväärselt kohtlema, laastama, hävitama. Kõik on need sõnad, mis on kasutuses millegi tõsise asja, tõsiselt rikkuda midagi, tõsiselt kahjustada midagi. Nii et see rüüstama on väga-väga tugev sõna siin. Kogudus oli tõelise rünnaku all. Ja tänapäeva maailmas siin, meie läänemaailmas eriti, me ei tea, mis tagakius on. See, et su kooli pinginaaber või keegi seal koolis, klassis siin vähe narrib, ütleb, vaata, sa oled selline, et sa usud. See ei ole midagi võrreldav tagakiusuga, mida tolle aja maailm tundis. Kui sulle tullakse koju ka järgi ja kistakse sind nii-öelda välja ja antakse sõjameestele üle, viiakse vangi, selle tõttu, et sa oled kristlane, siis enne kui sa kristlaseks otsustad hakata, sul peab olema tõsi taga. Amen. Tänapäeval siin me läheme kaasa moevooluga ja me lihtsalt nimetame ennast läänemaailmas kõik nagu kristlasteks ja ma olen ristiusuga ja Eesti identifitseerib ennast mitte nagu islamimaaks ega mingiks budistlikuks maaks, aga ikkagi kristlikuks maaks. Aga kui palju on tõelisi kristlasi Eestis, on kordades vähem kui neid, kes võib-olla arvavad, et nad on. Oled sa nõus sellega? Ja? Kirikute nimekirjades on pikad nimekirjad inimestest, kes on seal võib-olla randud, ristitud ja laulatatud ja mida kõike veel, kes kunagi kirikus isegi ei käi ja võib-olla igapäevaselt usuelu ei praktiseeri. Nii et meie see tagakius, mida me siin oma arust oleme tundnud, minu ema ütles ka mulle, et kas hakkad nüüd ära pöörama ja oli vähe niimoodi pilkav alguses minu kristluse osas, aga kõik see on nagu tühi asi võrreldes sellega, mis on tõeline tagakius. Aga ärkamine sündis keset tagakiusu. Ja ajalooliselt, sõbrad, on kogudus olnud seda tulisem, mida tugevam on olnud tagakius.
see peab olema sentimeetri tagapool, nägid? Okei. Oled sa nõus sellega? Et tagakiusu nagu najal on kogudus olnud rohkem tulisem. Ja Taavet ütleb meile laul 23.5, et mu vastase silmal sa katad mulle laua. Me kõik tahaksime, et issand katab laua meile. Aga ta teeb seda, kui su vastane on ümber ringi. Selles kontekstis tuleb tema parim esile. Kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Amen. Nii et Jumal teeb oma vägevat tööd keset seda, kui vaenlane annab võib-olla oma parima. Ja see ei lähe Jumalale korda üldse, mida vaenlane teeb. Ja mida tagakius teeb, on see, et tagakius tegelikult eraldab ehtsa võltsist. Kunagi ma kuulsin sellist lugu, Hiinas olid mingisugused sõjamehed, sõdurid läinud ühte kogudusse, leidnud selle põrandaluse koguduse ja ütlenud seal niimoodi, et kes ei taha identifitseerida ennast kristlastena, praegu on võimalus, saate siit välja minna ja teiega me siit seda ülejäänud osa, mis siit edasi nüüd tuleb, ei tee. Ja kõik muidugi eeldasid, et neid pannakse vangi või veel hullem lastakse maha, nii et seal hulga inimesi läks minema kohe sealt koosolekust. Ja siis, kui need inimesed olid ära läinud, vähemalt see jutt nii kõlab, siis need sõdurid olid pannud oma relvad maha, ütlen, et hei, me oleme ise ka kristlased, me tahtsime ülistada koos tõeliste kristlastega. Isegi kui see tõsi ei ole, see on nagu äge lugu, eks ole. Nii et tagakius eraldab ehtsa võltsist. Ja ma ütlen sulle, mida veel tagakius teeb, see süvendab sinu sõltuvust Jumalast. Kui sa ei tea, kuidas see asi läheb, kas ma kohale jõuan, kas ma tulen eluga tagasi, ma garanteerin sulle, su palve on tuline. Amen. Sa ripud tema küljes kinni, kui sa ei tea, mis saab. Ja muidugi tagakius on läbi aegade alati ühendanud usklikke. Kui kogudusel midagi teha pole, tagakiusu väljaspoolt pole, siis tuleb nokkida üksteise kallal. Mulle ei meeldi, et see ütle amen selle peale, see on sama tõde, eks ole, me oleme kõik nokkinud kellegi kallal ja keegi on nokkinud meie kallal. Nii et koguduse sisemine elujõud kasvab tihti, kui see välikeskkond on vaenulik. Sisejõud kasvab, kui välikeskkond on vaenulik. Ja see vaenulik keskkond annab sellise kasvulava. Nii et mis meil tuleb paluda? Tagakiusu. Keegi kunagi ütles ühele jumala mehele Rootsist, kes oli väga-väga tuntud kuulus sel ajal, aga ta oli ka väga tagakiusatud ja meediamaailm kiusas teda taga ja religioosne maailm kiusas teda taga ja poliitiline maailm kiusas teda taga ja igast sfäärist tuli tagakiusas. Ütles, kuule, mida, pastor, sa teed kogu selle tagakiusuga, mis sa siin koged ja saad? Ja ta ütles, teab siis, ma kuhjan selle kõik kokku niimoodi suurde hunnikusse. Ja siis ronin sinna hunniku otsa ja kuulutan sealt edasi. Nii et ühesõnaga, see ei takista mind. Ja ma arvan, et see peakski olema tõelise kristlase märk, mida sügavam tagakius, seda rohkem ma asju teen. Amen. Nad tulid sealt pärast ähvardamist apostleid omade juurde tagasi ja mis piibel ütleb, nad ähvardasid neid kangesti, nad ei kuulutaks selle nimel. Selles mõelt, nagu nüüd öelda, kuule, poisid, nüüd on asi kriska, peame siin voluumi maha tõmbama ja me ei saa enam niimoodi toimida, sest meil ei lubata enam kuulutada. Valitsus ei luba enam, või see religioosne ametiseisus ei luba. Ja selle asemel nad palusid julgust kuulutada veel enam. Amen. Anna meile julgust kuulutada sinu sõna. Ja palusid, et issand sirutaks oma käe, andes imesid, tunnustähti ja terveks saamisi. Ja need asjad hakkasid juhtuma. Amen. Nii et tagakius peaks tulist kristlast tegema veel tuliseks. Ja kui Karl Gustav Severin kunagi tõi selle näitudes, et kui sa pigistad apelsini, siis mis välja tuleb? Rahvas ütles apelsinimaht. Kui sa pigistad sidrunit, mis välja tuleb? Rahvas ütles sidrunimaht, ütles, aga kui sa pigistad kristlast, mis siis välja tuleb? Oleneb, mis ta sees on, eks ole. Mõni hakkab nurisema, elu on nii peekist, aga tegelikult peaks tulema usk välja, tegelikult peaks tulema armastus välja, tegelikult peaks tulema see tulisus välja, kui sind pigistatakse.
jälle üks hea koht öelda amen. nii et piibel ütleb meile 2. Timotuse kirjas 3 ja 12, kes tahavad elada jumala kartlikult ja kui sa tahad elada jumala kartlikult, neid kiusatakse taga. ja kui su elus ei ole kaua aega ühtegi tagakiusu olnud, siis vaata, kas sa peaksid äkki teritama oma jumala kartlikku elu. tuline kristlaseks olemine veel ei tähenda ühte rahvuslikku ärkamist või piirkonna ärkamist. Ärkamist nimetatakse teoloogiliselt või teoloogias, et see on nagu teatud ajaraamis Jumala eriline sekkumine, mille tulemusena toimub koguduse või kogukonna või ühiskonna niisugune vaimulik elavnemine. Minu definitsioon ärkamise kohta on see, kõik võimendub. Kõik võimendub. Rohkem koosolekuid, rohkem saab inimesi päästetud, rohkem inimesed tunnetavad oma patu sügavust ja rohkem meeleparandust ja rohkem imesid, rohkem tervenemisi, rohkem pühendumist Kristusele, kõik kasvab, kõik võimendub. Nüüd, meil on igapäevaselt ka inimesi ja tavaelus ju, kus keegi pühendab oma elu Kristusele, aga siin ja seal üks ja kaks, mõned, aga ärkamine tähendab suurel hulgal. Amen. See võimendub, see võimendub. Kui, ma ei tea, kas keegi on siin kunagi surfanud laine peale, aga ma olen teinud, mida kutsutakse see inglise keeles body surf. See on see, et sa laine tuleb ja siis sa hüppad lainesse oma kehaga ja sinu keha saab selleks surfilauaks nii-öelda. Ja siis laine lükkab sind kalda suunas. Sa pead olema ettevaatlik, et su pea ees liiva sisse ei lükka muidugi. Päris nii hull see ei ole muidugi. Aga kui laine tuleb, siis selline suur laine, sellel on tõesti suur jõud. Tõepoolest kanda sind, tõepoolest sa võid teha ise ka laineid. Amen. On ju, mine vanni ja tead, ja mingid väiksed lained tulevad seal. Aga selline laine, mis kannab sind, sa ei suuda niisugust lainet teha. Nii et mina usun, et ärkamine on Jumala tekitatud laine. Mõni ütleb, hea küll, kui ma näen, et niisugune vägev laine tuleb, no siis ma kargan sisse, asja sisse, siis ma hüppan ka paati, siis ka hüppan vette. No kui üks surfaja on seal kaldal ja jõllitab sinna ookeani poole, et millal see õige laine tuleb ja siis hakkab lihtsalt kalda pealt minema sisse, see on ammu kaldas. See laine lihtsalt lükkab ta isegi välja sealt. See on liiga hilja. On nii, jah? Nii et sa pead olema vees. Sa pead olema asja sees. Sa palvetad, sa otsid Jumalat, sa loed piiblit, sa kasvad Jumalas, sa tunnistad, sa teed kõiki neid asju, mis me teeme, aga kui see laine tuleb ja sa juhtud vees olema, siis sa saad selle lainega sõita kaasa. Halleluuja. Amen. Ja see on see, mis minust ärkamine on. Nii et ärkamises tulevad kaasa teised, siis kõik teised näevad ka üks vägev laine on seal, aga tõelise pika sõidu saavad need, kes on juba vees, need, kes on asja sees, need, kes ootavad Jumalat, need, kes palvetavad, need, kes hoiavad seda lampi, lippu kõrgel ja lampi põlemas. Nüüd Philippus läks Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust. Küsimus on see, mida Philippus neile kuulutas seal Samaaria linnas? No, me võime küsida, kas see sõnum oli, et Jumal armastab teid või? Võib-olla kasutas Johannese 3.16, kuigi võib-olla seda ei olnud veel kirjutanud selleks ajaks. Mida ta kuulutas? Kuulutas ta patust ja õigusest või? Aga meil on öeldud tegelikult, mida ta kuulutas. Ta kuulutas neile Kristust. On see nii? Ja? See, mis pühakiri ütleb, kuulutas neile Kristust. Nüüd, paljud teist teavad seda, et Jeesuse perekonnanimi ei ole mitte Kristus. Mõnel on see üllatus. Mina olen Janno Peensalu, Jeesus Kristus. Okei, selge. Ei ole nii. Kristus ei ole Jeesuse perekonnanimi. Tollel ajal neil ei olnud perekonnanimesid. Tollel ajal öeldisid Joosepi poeg. Jeesus Joosepi poeg. Taavet Jesse poeg või Iisa poeg.
Siimon, kelle poeg ta iganes oli? Joona poeg, jah. Ja Sebeduse pojad olid Johannes ja Jakobus, eks ole. Nii et Jeesus Kristus ei olnud mitte, et siis Kristus on perekonnanimi, aga Kristus tähistas seda, et ta on võitud mees, võitud. Kristus tähendab võitu. Me teame seda, et Jeesus ise ütles enda kohta, et Jumala vaim on minu peal ja sellepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumit vaestele, laskma rõhutud vabadusse, pimedatele kuulutama nägemist, vangid laskma vabaks ja kuulutama issanda meelepärast aastat, nii et Jeesus ütles, minu peal on üks võidmine. Ja muuseas ta elas 30 aastat nagu tavaline inimene, eks ole. Ta ei paistnud millegi erilisega silma, kuni ta sai ristitud risti Johannese poolt, Jumala vaim ajas teda kõrbe, vaim ajas ta kõrbe, aga tagasi kõrbest ta tuli vaimuväes ja siis ennem seda muidugi, kui ta sai ristitud, püha vaim langes tema peale. Ja kui Jeesus tuli tagasi kõrbest, piibel ütleb, ta tuli tagasi vaimuväes ja hakkas kuulutama Galileas. Ja inimesed andsid talle au ja imetähed hakkasid sündima. See võidmine opereeris tema elu peal. Nii et võidmine on väga huvitav asi. Me oleme sellest siin kunagi lühidalt rääkinud ja täna ma ainult puudutan seda mööda minnes, aga võidmine on Jumala vägi inimese peal. Kui inimene saab päästetud või ütleme teiste sõnadega, annab oma elu Jeesusele Kristusele, ma usun, et kõik enamus siin on teinud seda. Ma palusin Jeesusel tulla oma ellu, andsin oma elu talle. Saad päästetud. Siis Jumala vägi tuleb sinu sisse. Amen. Genereerides sind uueks, seispidis inimese poolest. Aga võidmine on vägi sinu peal. Amen. Nii et see Jumala vägi ja ligiolu sinu sees on sinu jaoks. Sinu nautimiseks, sinu kasvamiseks, sinu jaoks. Võidmine sinu peal on teiste jaoks, teiste teenimiseks. Nii et näiteks, kui keegi tõuseb üles, et siin kantslis teenida, Jumal annab tema üle võidmise selleks, et mida ta iganes teeb, sellel oleks üks vaimulik dimensioon ja sa võid ise inimesena tunda, et see, mida ma teen, ei ole üksnes minust. Kas on keegi tundnud sellist asja, ülistajatena ja kõneleja, et ma tunnen, et see ei ole lihtsalt ainult minu oskus siin, see ei ole minu võime, see on midagi enamat. See on võidmine sinu peal. Nüüd muuses, see tuleb teenimiseks sinu peale, aga see ei jää su peale. Mõni aeg läheb mööda, lähed koju ja sa tunned, et seda enam ei ole su peal, sest see ei teeni kedagi. Eks ole? Võidmine on teenimiseks. Võidmine on teenimiseks. Ja Jeesus oli võitud püha vaimu ja väega, ütleb apostlite 10 ja 38. Ja ta käis mööda maad ja selle võidmise tõttu tegi head ja parandas kõiki, kellele kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Amen. Nii et ta kuulutas neile võitud Jeesust. Siin ei ole lihtsalt üks ajalooline isik või puussepa poeg. Me räägime siin Jumalast, kelle peal on, muidugi Jeesus oli Jumal inimesena siin maa peal, aga ta tegutses kui inimene, kellel on püha vaimu vägi, kelle peal on Jumala võidmine ja selle tõttu need imed juhtusid. Jeesus ei teinud imesid selle fakti tõttu, et ta oli Jumala poeg, et tal oli selline eriline staatus. See teeks seda, et sina ja mina oleme kaugel väljas eemal sellest võimalusest, eks ole, käia nendes imedes, aga Jeesus ise ütles, et te teete neid imetegusid või tegusid ja veel suuremaid. Vau! Nii et kui Filippus tuli sinna linna ja kuulutas neile Kristust, kuulutas võitud Jeesust. Muuseas, vastavalt Jesaja kirjale 10 ja 26, ja eesti keele piibel küll too seda välja nõnda, aga ingliskeelse piiblis on see ja algtekstis on see olemas, seal öeldakse niimoodi, et tema ikke võetakse sinu õlgadelt ja tema koorem võetakse sinu pealt ja ikke sinu kaela pealt võidmise tõttu. Ja tegelikult täpne sõnastus on seal niimoodi, et
et ikke purustatakse ja koorem eemaldatakse võidmise tõttu. Nii et kui me ühe piibelliku definitsiooni toome võidmisest, siis on see, et see on ikkeid purustav, koormaid eemaldav Jumala vägi. Nii et kui võidmine on kohal, inimeste koormad hakkavad ära minema ja ikked hakkavad purunema. Sa võid tulla kogudusse ja tunda, et sa oled üsna nagu jäik ja kuidagi julge isegi liigutada ja sa ei tea, kuidas olla ja siis hakkab ülistus pihta ja ühtäkki issanda võidmine tuleb kohale. Ja sa tunned, kuidagi kerge on olla. Koormad on hakanud ära minema, ikked on hakanud purunema, oled sa tundnud seda? Ja või keegi kõneleb Jumala sõna ja sa tunned, kuidas see lükkab su koormeid minema. See purustab teatud ikked. Ennem sa kartsid, nüüd ma ei karda. See on see, mida võidmine teeb. See ei ole lihtsalt sõnad, see ei ole lihtsalt laulmine, see on võidmine selle sees või pillimäng võidmise all. See on ikked purustav, koormaid eemaldav Jumala vägi. Halleluuja. Ja ma ütlen sulle, ma võin mäletada neid aegu ja hetki, kui eriline Jumala võidmine tuli minu üle või ma kogesin, et kellegi üle oli Jumala võidmine. Mäletan, ma olin ühel palvekoosoleku õhtul, olin varem kohal, vaatasin ühte videoõpetust, kus oli üks niisugune Jumala mees, kelle nimi oli Terry Law, kes rääkis kiituse väest. Ja kui ta rääkis oma lugu seal ja õpetas sellest, ühtäkki ma lihtsalt märkasin, kuidas ma nagu olen klammerdunud kuulamaks seda Jumala meest. See on see, mida võidmine teeb. See seob sind niimoodi. Sa tunned, ma kuulan teda. Ja ma kuulasin seda ja ma lihtsalt ühel hetkel märkasin, et vau, ma lihtsalt mitte midagi ümberringi, ma ei taju enam, ma ainult kuulan seda tegeles seal. Võidmine tegi seda. Aasta tagasi meil oli üks koosolek siin Pärnus. Ühe inimesega tegime seda Mai kinos ja ma mäletan, kui ma tõusin üles, seal oli kõik, enamus jaalt olid mitte kristlased, lihtsalt linnainimesed, evangeelne koosolek. Ja kuidas niisugune eriline Jumala võidmine tuli minu üle. Ma ise ka imestasin, mis toimus. Ma teadsin, ma ei ole nii asjalik, nii tark, et öelda neid asju, aga see oli võidmine. Amen, see on minust, see oli Jumala vägi minu peal. Ja minu asi on ära tunda seda, et see ei ole minust ja hakata arvama, et mina olen midagi erilist, vaid see oli Jumala vägi, mis tegi selle töö. Vau. Ja sõbrad, ma kinnitan teile, et täna see sama võidmine on Jumala koguduse üle. Ja kui sina oled osa kogudusest, see sama võidmine on sinu üle. Piibel nimetab kogudust Kristuse kogudus. Võitu kogudus, see ei saa olla võitu ilma võitmiseta. Hallo. Ja Jeesus töötab täna oma ihu läbi ja tema ihu on kogudus. Ja kogudus see olen meie. Ütle, see olen meie. Eelmine palvekoosolek siin Linda küsis korraks, et ma ei mäleta, kuidas ta küsis, aga ta ütles, et kas kellelgi on mingi sõna või midagi. Ja otsa kohe sel hetkel tuli minu südamesse selline mõte. Ma ei olnud selle üldse plaaninud niimoodi mõelda, ega ma ei mõtlenudki nende teemade üle, aga see mõte tuli, ma tundsin selle Jumalast. Ja see mõte kõlas niimoodi, et oota võidmist enne, kui sa hakkad teenima inimesi. Teinekord me lendame kohale, paneme kohe kellegi käed peale ja hakkame palvetama, aga kui sa ootad võidmist, Jumal, ühtäkki sa saad võib-olla mingi instruktsiooni. Mäletad, Jeesus sülitaski ühele pimedale silma. Pime mees sai nägijaks, aga see oli väga spetsiifiline instruktsioon, nii et oota võidmist, enne kui sa astud esile. Amen. Oota võidmist. Enne kui sa paned käed peale, sa võib-olla hakkad palvetama kellegi eest. Tavai, teeme selle palve ära. Aga võib-olla üks hetk korra oodata. Jumal, mis sina tahad täpselt selle olukorra suhtes teha? Ja kui ma tunnen, et nüüd on see vägi siin, nüüd on tema vägi. Muuseas, Benny Hinn, üks tervendusevangelist, üks viis, kuidas ta teenib, on see, et ta lihtsalt juhatab rahvast ülistusse ja ootab seda õiget hetke. Ja siis, kui see õige hetk on saabunud, siis ta hakkab kutsuma inimesi, kutsuma välja neid probleeme, neid haigusi, mis on seal ruumis. Ma usun, et see võidmine on väga määrava tähtsusega. Amen. Jeesus ei teinud imesid, enne kui nii võidmine tuli tema üle. Ja muuseas, ta ei saanud teha märkimisväärseid imesid oma kodukohas. See võidmine ei voolanud, sest ei respekteeritud teda
kui Messiat, kui võitud Jeesust. Võeti teda kui puussepa. Tellin omal uue köögimööbli, Jeesus, kas ma saan järjekorda panna, pikalt sul järjekorrad on? Okei, no siis saadki omal uue köögimööbli võib-olla, kuigi ta enam ei teinud mööblit. Ta nüüd oli vaimulikus teenistuses. Aga need, kes ütlesid, ma ei tulnud siia mitte mööbli pärast, ma tulin siia, et minu elu muutuks, ma tulin siia sellepärast, et imet saada. Ja need, kes uskusid, et oli Kristus, ehk et võitud Jeesus, mitte lihtsalt Jeesus. Mitte lihtsalt ajalooline Jeesus, mitte lihtsalt puussepp, tavaline inimene, võitud Jeesus. Nende jaoks see võidmine voolas. Ja sõbrad, selle tõttu võidmine, mida sa respekteerid, on võidmine, mis sinu heaks voolab. Kui sa lähed kuskile tervenduskoosolekule ja ütled, siin on kõik see välja mõeldes, siin on kinni makstud need inimesed ja pilkad pühavõimu tööd, arvad, et see tervendusvägi voolab sinu heaks. See ei voola. Võidmine, mis teenib sind, on võidmine, mida sa austad, mida sa respekteerid. Nüüd, imed järgnesid Filippuse kuulutamisele. Halleluuja! Imed järgnesid Filippuse kuulutusele. Ja mida Filippus kuulutas? Kuulutas Kristust, hiljem me loeme seal, ta kuulutas Jumala riigist, kuulutas Jeesuse nimest. Ma ei tea, kas sa oled kunagi seda kirja kohta lugenud sellises võtmes, aga Markuse evangeeliumi lõpus on selline kirjakoht, mis ütleb, viimane salm, pärast seda, kui Jeesus oli andnud neile üleskutse minna kõike maailma. Kõik on kursis selle kirjakohaga, eks ole. Markuse 16, kõik on kuulnud seda, ma usun. Neid eelmisi salmesid, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kõigile loodule, kõik on kuulnud seda, kes kirikus käivad mõnda aega. Aga see kirjakoht, 20. salm. Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool, pane tähele, mis nad tegid, ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Nüüd, algtekstis ei ole siin seda sõna nendega. Nüüd loeme seda, võttes selle sõna välja. Ja issand töötas ühes ning kinnitas sõna tunnustähtedega. Millega issand töötas kaasa? Oma sõnaga. Muidu me ütleme, et töötas lihtsalt nendega, mida iganes nad tegid, siis nii on. Ei, nad kuulutasid sõna ja Jumal töötas ühes oma sõnaga ja kinnitas oma sõna. Amen. See on see, kuidas üks sõna võib muuta väga palju sellest, mida me aru saame. Nüüd, mis imed seal sündisid, kui Filippus seal kuulutas? Me loeme, et palju kurja vaime läks veel, see on huvitav. Mitte mõni üksik, aga palju kurja vaime. Ja ilmselt selle linna lembus nõiduse suunas oli põhjustanud seda, kuna see Siimon oli seal linnas, hoidis kogu seda linna vaimulikult oma nagu haardes. Inimesed käisid nõia juures. Nõid ütles, et see on Jumala vägi, inimesed olid petetud, ta eksitas neid, see on selgelt öeldud, eksitas neid, nõidus eksitab, eks ole. Ja lihtsalt selle asemel, et nalja pärast minna ja käia ära sensitiivi juures või imeravija juures, need inimesed olid korjanud enda külge kurjasid vaimusid, teemoneid. Nad ei teadnud, nad ei läinud sinna teemoneid üles korjama, nad läksid oma arust abi saama, aga kurat kasutas seda head võimalust ära, et inimene avas ennast sellele vaimumaailmale. Ja selle asemel lihtsalt ainult mingit nõu saada ja mingit abi saada, inimesed korjasid külge teemonid. Ja nüüd, kui Filippus tuli sinna linna, Jumala mees tuli sinna linna, Jumala vägi tuli sinna linna, siis paljude seest läksid kurjad vaimud välja. Halleluuja! Ja palju halvatuid ja palju jalutuid sai terveks. See kõlab hästi. Halvatud hakkasid kõnnima. Kiitus Jumalale. Pane tähele, et Siimon nimetas ennast selles loos midagi suurt olevat. Ja ütles, et tal on Jumala vägi. Okei, aga miks see linn jalutuid täis siis on ja halvatuid ja kui sa nii kõva mees oled? Pruugib ainult Filippus tuleb Jeesuse Kristuse väega sinna ja asjad hakkavad sünnima. Ja mees, kes ennem ütles midagi ennast olevat, peab ameti maha panema. Mida ta ka tegi? Ja peakski panema.
ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellisest seisukohast, aga no üks niisugune teoloogiline seisukoht, et imed lõppesid ära apostlitega. Oled sa kuulnud niisugust asja? Jah? Et Jumal tegi imesid siis, kui Jeesus oli siin maa peal ja apostlid pärast seda. Ja see argument, mida kasutatakse, on tegelikult 3 kirja kohta. Ma lihtsalt vuristan need kiired sulle ette. Üks on Heebra kiri 2, 3 ja 4, kus öeldakse, et kuidas me võiksime siis pääseda pakku, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis oma kuulutuse alguses sai issandalt, mille kinnitasid meisse need, kes seda kuulsid, see on siis apostlid, kui Jumal ühes nendega andis tunnistust tunnustähtede ja imedega ja mõnesuguste vägevate tegudega, teisisõnu, et vot sel ajal olid need erilised imed ja see nagu kinnitati meisse nende imede ja tunnustähtede najal. Teine kirjakoht, mida kasutatakse, on 2. Korintuse 12, kus öeldakse, et apostlite tunnusteod on ju teie sees täide saadetud. Jällegi viidates, nagu apostlid tegid mingit tunnustähti. Ja 3. kirjakoht kasutus on Efeslaste 3 ja 2, 2 ja 20, kus öeldakse, nii ei ole siis mitte enam te võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed rajatud apostlite ja prohvetite alusele ja nende argumendid ongi, alus on rajatud ja pole enam vaja imesid ja tunnustähti, sest apostlitel oli see imede vägi, et kinnitada tõesti, et Kristus on üles tõusnud surnust ja Kristus on see tegelik päris asi ja nüüd siit edasi, kuna asi on rajatud, kogudus kasvab, kõik on olemas, imesid pole vaja. See on nende argumendid. Miks lõppesid ära imed apostlite tegudega? Oled sa rõõmus selle üle, et see tegelikult ei lõppenud ära? Sellepärast, et mina ka kuulsin liiga hilja sellest, et see on ära lõppenud. Ma olin juba imesid saanud selleks ajaks. Oleks ma varem kuulnud, siis ma oleks mõeldud, et okei, ma ei usugi Jumala käest imesid, aga tead, mina, ullike, ei teadnud sellest ja uskusin imesid ja need imed juhtusid ja nüüd ma sain teada, et tegelikult ei olegi. Liiga hilja. Ühesõnaga, minu jaoks see asi hiljaks. Need, kes siis vastuargumendid on esitanud ja mulle meeldivad need vastuargumendid. Markuse 16, 17 piibel ütleb, usklikuid järgivad tunnustähed. Ei öelnud apostlid, usklikud. Oled sa usklik? Sul on õigus oodata tunnustähti. 1. Korintuse 12, 7-11 räägib vaimuandidest. Ja seal ei ole öeldud, et nendel on muuseas tähtaeg ka, best before, see on kuni viimane apostel ära sureb, siis on toss väljas läinud, kõik korras, ühe pool. Ei, seal ei ole lihtsalt vaimuandid, Jumala vaim tegutseb. Ja võib-olla kõige tugevam argument, Johannese 14, 12, kus Jeesus ütles, et te teete neid tegusid, mida mina teen, ja teete veel suuremaid. Ja muuseas, seesama mees Filippus ise ka ei olnud apostel, aga tegi imesid. Tegi tunnustähti. Rahvas pani tähele, mida ta tegi, nähes neid imetähti. Me ei räägi apostlist. Filippus oli toidulaudade eest hoolitseja. Ma ei tea, kes me täna toidulaua eest hoolitseb siin. Sirje. Nagu Sirje. Filippus oli nagu Sirje. Amen. Aga meie Sirje on ka võitud Sirje ja palve Sirje ja tugev issandas. Amen. Täis vaimu, täis usku. Nii nagu Sirje võiks minna ja kuulutada. Filippus oli ka selline mees. Tal ei olnud isegi mingisugust tiitlit tema nime ees. Nii et Jumal kasutab alistunud astid, mitte aulisi astid. Ütle naabrile, ta räägib praegu sinust. Alistunud astjad, mitte aulised astjad. See küsimus ei ole mitte, missugune tiitel on su nime ees, aga kelle nimel sa teed neid asju? Jeesuse nimel. Ma tahan rääkida natuke Siimonast, sest see tegelane ilmub siin ka välja. Nõid Siimon oli seal Samaaria linnas enne. Ja ilmselgelt pidas ennast seal tähtsaks kujuks ja pidas seda linna tema linnaks. Samaaria linn, ilmselt pealinn on siin mõeldud Sebaste linn sellel ajal,
selles oli kuskil 5000 kuni 10 000 elanikku. Ja Jumal saatis Philippuse sinna konkreetsesse strateegilisse linna. See oli kaubandusteedel, see oli niisugune segareligioosne, aga tegelikult on nii, et kuhu Jumal sind iganes saadab, see ongi sinu strateegiline koht ja strateegiline linn. Aga Siimon valitses selles linnas vaimuliku atmosfääri üle. Ja piibel ütleb, et ta eksitas. Teda panid tähele nii suured kui väikesed, ta ütles enese midagi suurt olevat ja rahvas imetles teda. Rahvas imetles teda. Nüüd, ajalooliselt tollel ajal sellised nõiad tegid ka väga palju, nagu mida me täna kutsume mustaks maagiaks. Niisugust silmapette asju ja nii edasi, aga samuti nad opereerisid teemulike jõududega. Ometigi, nagu me loeme, enamus halvatud ja jalutamad, kõik olid seal jätkuvalt haiged, aga need tunnustähed, võib-olla mingisugused seletamised, võib-olla mingisugused ennustamised, asjad olid piisavalt nagu märkimisväärsed rahva jaoks, et nad panid teda ühel meelel tähele. Ja piibel ütleb täpselt, mis ta tegi. Ta eksitas nõidusega. Sõbrad, nõidus on eksitav jõud. Nõiduse eesmärk on eksitada. Need, mis iganes valdkonnas sa võtad, tänapäeval me kutsume seda esoteeriaks, okultismiks, mida nõidusega me silmas peame ja muuseas see eksitav sõna meil võrgutav või hämmastust tekitav, nii et kuna see tundub, et vau, lähed sensitiivi juurde, ta räägib sulle ära mingid asjad sinu minevikus, sa ütled, kus sa tead, ja siis ta astub sammu edasi ja räägib sulle mingeid asju tulevikust. Ja mitte need asjad peaksid su elus juhtuma, aga nüüd sa juba usud selle sensitiivi suunda ja annad ennast sellesse suunda minema. Nii nagu inimesed otsivad horoskoobist omale, milliseid asju on soodne aeg teha. Mis täheseis lubab mul nüüd teha sellel aastal? Seda lubab teha. No võt. Nõidus iseloomustab 3 niisugust olulist sõna. Kontroll, domineerimine, manipuleerimine. Kontrollib sinu elu, domineerib sinu elu üle ja manipuleerib teatud nagu märkide ja viidete ja asjadega sinu elu suunda. Täielik saatanlik asi. Meil iganes keegi hakkab kedagi kontrollima, tema üle domineerima või manipuleerima, ta tegelikult toimib nõiduses, sõbrad. Nüüd üleloomulik vägi saab tulla ainult ühest allikast, 2. Üks, kas Jumal või hingevaenlane saatan. Nüüd kuigi me teame, et saatanal ei ole meelevalda, nagu ütleb Jeesus, aga tal on mingisugune vägi, eks ole. Thessalonikaste kiri ütleb, et ta tuleb vale imetegude, vale väega, vale tunnustähtedega. Jeesus ütles, ma annan teile meelevalla astuda kõige vaenlase väe peale, eks ole. Nii et seal on mingi vägi. Paulus ise ütleb, et saatan moondab ennast valguse ingliks, mingi vägi tal on opereerida ja tegutseda. Ja muuseas, inimestel ei ole üleloomulikke võimeid. Need üleloomulikud võimed tulevad kuskilt mujalt. Jah, kas tulevad vaenlase käest, et mingisugused valeimeteod sünnivad, või Jumal annab sulle väe, aga see ei tule inimesest endast, sul pole niisugust üleloomulikku ressurssi. Nii et sa pead saama kanaliks kellegi käes, et see võiks juhtuda. Ja Justin Märter kirjutab üks varajaselt kirikuisasid Siimonast, et Siimon oli samaarlane ja gnostitsismi rajaja. Teda peetakse selles. See on omaette asi, mis gnostitsism on, aga üks teine kirikuisa Ireenius ütles niimoodi, et Siimon õpetas, et tema õpetus oli see, et kosmose loojad on langenud inglid. Mitte Jumal ei teinud, vaid langenud inglid tegid kosmose. Päästmine tuleb nõid Siimona kaudu ja Siimon ise on jumalik olend. Ja see on täpselt, mis ta ütles endast olevat. Ja ma usun, sõbrad, et sarnaselt tolle aja situatsioonile, nagu me loeme sealt Samaaria linnast, on ka tänapäeval esoteerika ja okultism üks tugevamaid vaimulikke takistusi
Kristusele või vastuseisjaid Kristusele. Kui me räägime vaimulikust sõjapidamisest, vaimumaailmast, kõige suurem press tuleb sealt esoteerika maailmast. Kuradile ei meeldi, et keegi tuleb ühte linna, rajab koguduse, kuulutab evangeeliumit, paneb haigete peale käed. Kuradile ei meeldi sihuke asi. Ja tema nagu tugevad kantsid on läbi nõiduse, läbi nõidade. Tihti mingid nõiad peavad ennast selle piirkonna nagu valitsejateks või vaimse atmosfääri alalhoidjateks seal. Vaimulik, see me räägime muidugi teemondlikust vaimsest asjast, mitte muust, eks ole. Nii et nad pakuvad alternatiivset vaimulikku allikat. Eesmärk on aga siduda, mitte vabastada. Kui kunagi oli selline mees telekas nõudaja lõpus juba, võib-olla mõni mäletab, Anatoli Kaspirovski. Ja ma mäletan, minu ema ja seal panid teleka mängima ja mingi vend tuli sinna ette, ülikonnas ja hakkas seal siis rääkima ja tegelikult olla aus, ega siuke tunne oli küll, et midagi on selle huvitavat teistmoodi selle mehega. Ja mõningad inimesed seal väidetavad said terveks. Aga siis ma kuulsin lugusid, et keegi, kes oli saanud mingist asjast terveks, avastas, et mingisugune teine haigus oli tulnud ja arstid ei osanud isegi diagnoosida seda. Või keegi sai mingi paranemise sensitiivi kaudu, aga siis äkitselt pere lagunes ära, üleöö niimoodi, mis nüüd juhtus? Või finantsiline mingi läbimurre. Ma ütlen sulle, kurat ei saa kedagi vabaks teha. Tema ainukene eesmärk on, mida Jeesus ütles. Kurat tuleb selleks, et tappa, varastada, hävitada. Need 3, kõik. Ta võib-olla annab sulle näilise, ajutise vabaduse. Aga see on ainult ajutine. Ta seob siin mingi teise asjaga. See on, mida alkohol teeb. Ta tõotab sulle vabadust. Kas pole nii? Sa tunned ennast paremini. Või narkots. Aga tegelikult vaenlane seob sind. Su tori. Me kõik teame seda. Ja? Nii et kurat ei too vabadust kellegile. See on petlik. See on kõik jamavärk. Mida inimesed said, võib-olla tõesti, said mingisuguses asjas nagu abi. Ma ei eita seda. Ma olin jõusaalis kunagi ühes, ma ei mäleta, kesklinnas siin kuskil ja sõitsin jalgratta peale ennast soojaks ja keegi oli minu kõrval, sõitis ka seal ja siis ma kuulsin, kuidas ta rääkis oma kõrval oleva naisega seal, võib-olla sõbranna või keegi, ütles niimoodi, et mul oli selg vanasti väga haige, aga ma käisin sensitiivi juures ja nüüd tui, nagu nad ikka teevad, 3 korda üle õla sülitada, nüüd on terve olnud. Ja ma mõtlesin endamisi, mul oleks hea meel intervjueerida sind lähemalt ja uurida, kuidas need asjad sul tegelikult lähevad. Siis vaenlane toob ainult näilikult mingisuguse vabaduse. Tema lõplik eesmärk on siduda, orjastada, võimu omada sinu üle. Piibel ütleb, me oleme toonud kuradi võimu alt Jumala poja, armsa poja Jumala riiki. Vana testamendi 1. Saamuli 15:23 järgi on igasugune vastuakk ja mäss on nagu nõiduse patt, eks ole. Nii et selles mõttes nõidust Jumal vaatab laiemalt. Ja sellepärast ma ütlen, nõidus on üks kõige suurem vastuseis Kristusele, vaimulikust maailmast vaadatuna. Ma saan aru, poliitiliselt võib olla vastuseis, ka ütleme, vanem religioosne mingisugune hoiak võib seista vastu uuele Jumala liikumisele, aga vaimulikult kõige suurem. Eestlastele väga suur lembus nõiduse vastu, liiga 30% usub horoskoope. Paljud on käinud sensitiivide juures, imeravijate juures ja teinud muid praktikaid. Aga siin loos me loeme hämmastavalt, et Siimon ise saab ka usklikuks, 8.13, eks ole. Aga me lugesime siit edasi, et hiljem ta tegelikult tuleb välja, on pöördunud valedel motiividel. Ja selle esialgse pöördumise taga oli tõesti vale motiiv. Ilmselt võib-olla lihtsalt ta nägi, tunnustas seda suuremat vaimuväge, mis oli Filippusel, ja tal oli varjatud soov seda ära kasutada enda jaoks, enda huvides.
ja mis on veel hämmastavam, on see, et Siimon saab isegi ristitud. Ristimine, me ütleme, et on avalik tunnistus sellest, et sa usud, et Jeesus Kristus on sinu issand, sinu päästja ja et sa usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud. Ometigi Siimoni elu tegelikult ei muutu. Nii et sõbrad, see on võimalik, et kuiv patune läheb ristimisvette ja märg patune tuleb sealt välja. Kui südames sees muutust ei tule, see, et sa kanalas istud, ei tee sind kanaks. See, et sa kirikus istud, ei tee sind kristlaseks. Sa võid kirikus istuda 20 aastat minu pärast. Kui Kristus tuleb sinu sisse, siis muutus hakkab pihta. Ja sa ei pea isegi kirikus olema, et olla muudetud inimene. Nii et Siimon saab isegi ristitud. Kuid hiljem, kui apostlid tulevad sinna linna ja püha vaim langeb rahva hulga peale, me loeme sellest 8:15, tuleb Siimona motiiv välja. Siimon näeb seal, kuidas püha vaimu antakse inimestele. Kuidas ta seda nägi? Ma ei tea. See võib olla, et nagu nõianaa ta tajus ja adus seal vaimses maailmas, milline vägi liikus. Võib-olla ta lihtsalt nägi, mis inimeste eludes toimus, kui püha vaim tuli nende peale. Ta nägi ühte muutust, ta nägi inimeste elusid muutumas. Ma ei tea, mis see täpselt oli. Aga Siimon pidi mõistma, et püha vaimu vägi on kristlaste jõuallikas. Sest ta tahtis seda väge endale saada, oli valmis pakkuma selle eest raha, mis tähendas seda, et ta oli nagu, ta teadis, et niisuguses kontekstis ikka tuleb ju maksta millegi eest, mina ise hakkan hiljem raha küsima selle teenuse eest, et ma siin korraldan asju inimeste jaoks selle suurema mäega, mida varem ma ei ole näinud, aga siin on poistel veel suurem vägi ja okei, ma saan aru, et seda väge niisama ei saa, palju läheb, öelge mulle, palju sind on, eks ole. Ja motivatsioon oli absoluutselt üdini vale. Ta ihaldas seda väge enda isekate agendade täide saatmiseks. Ja püha vaim ei tulnud meile, et saata täide meie agendasid, vaid et meie täidame Jeesuse Kristuse käsku. Õnneks Peetrus opereerib siin vaimu Anni, eristus Anni abil ja tunneb ära, et see, mis toimub Siimoniga, kuigi ta on seal Filippusega pääste palve kaasa palvetanud ilusti ja ta on isegi lasknud ennast ristida ja siis ta on seal Filippusega kogu aeg kaasas ja tundub, et mees on, hei, siin on üks nõid saanud päästetud, tead, Siimon, võta mikker, anna tunnistust, eks ole. Ja kõik plaksutavad, aga Peetrus tajus seespidiselt. Väliselt oli kõik nagu korras, seespidiselt ta tundis, siin on vale vaim. Mäletad, kuidas Paulus seal linnas, kui oli lausuv vaimuga tüdruk, tundis ära, et see on vale vaim ja ajas selle välja. Kuigi tüdruk ütles absoluutselt tõde. Varajased kirikuisad on Siimonast siis kirjutanud ja meil ei ole mitte pühakirjas seda küll, aga et kahjuks Siimon ei jäänud usu juurde, vaid läks Rooma ja jätkas nõidusega. Ja leidis seal Roomas populaarsust nõnda palju, et isegi talle väidetavalt oli kuju püstitatud sinna. Aga ajalooliselt ta jäi nagu Peetrusele ja apostlitele selliseks otseseks vastaseks. Aga ma tahan lõpetada selle mõttega. Mis oli see resultaat, et Filippus läks kuulutama Samaaria linna? Number 1 oli see, et seal linnas toimus vaimulik ärkamine. Ma arvan, see on vägev resultaat. Ja? Palju inimesi sai päästetud. Minu arust see on juba piisav põhjus, et minna linna. Teiseks, Piibel ütleb, et selles linnas oli suur rõõm ja kristlik sõnum ja Kristus inimeste elus jättis inimestele ühe jälje, inimeste elud muutusid. Kolmandaks, see on minu jutluse pealkiri, seal toimus üks vaimulik läbimurre. Ja see on see, mida me vajame. Seal toimus üks vaimulik läbimurre.
nõid Siimona mõju kadus. Ja Siimon pidi jalga laskma sealt linnast. Ja ta lõpus läkski Rooma. Kahjuks ta küll jätkas oma praktikaga, aga seal linnas oli nüüd Jumala kord paigas. Seal linnas valitsesid teised poisid. Jumala rahvas oli tulnud selle linna. Ja mõtle sulle, sõber, kui püha vaim tuleb kuskile, siis kurjad vaimud peavad lahkuma. Kurjad vaimud hakkavad avalduma, kui püha vaim tuleb. See, miks me vajame issandat ülistada, et ligineda tema lähedalolusse, et tema võidmine võiks tuua esile need asjad ja need vaimulik läbimurre. Püha vaim lõikas läbi selle Siimona nõidusliku mõju selles linnas. 4. Samaarias sai tegelikult missioonibaas sealt edasi. Lõppeks ju 10. peatükis me loeme, kuidas nad läksid Korneliuse kotta, Peetrus läks sinna. See jõudis paganate juurde. Mida Jeesus oli ütelnud, kuidas evangeeliumi tuleb kuulutada? Te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale. Ja te peate olema minu tunnistajad. Jeruusalemmast, Juudamaa ja Samaaria maa ja siis maailma otsteni. Nii et nüüd nad on siin Samaarias. Siin toimub see läbimurre, et evangeelium läheb siit edasi paganate juurde. Ja sõbrad, see on jõudnud Eestisse tänu sellele jadale. Jeruusalemm, Juudamaa, Samaaria ja kõigi maailma otsteni. 5 on see, et kristlus lepitas juudid samaarlastega. Etnilised ja rassilised sellised vastuseisud tihti ei saa lepitatud muidu, kui rahuvürst Jeesus tuleb nende südametesse. Kuidas võiks araablane ja juut istuda ühes lauas? Loomulikkuses on see võimatu. Aga kui need mõlemad mehed või naised saavad kristlaseks, siis nad võivad istuda ühel laual väga hea meelega. Ja. Kuidas venelane ja eestlane võiksid koos Jumalat teenida? Või koos olla, ühes lauas istuda. Jällegi sama asi. Kui nende mõlemate südames on toimunud see uuesti sünd. See ei ole enam identifitseerimine rahvuse järgi, et sina oled venelane, mina olen eestlane ja eestlase keel läbi venelastega, me vihkame või mis iganes. Ei, me ei ole esmalt eestlased. Me oleme esmalt kristlased ja siis eestlased. See identifitseerib meid esmalt. Nii et mustanahaline, valgenahaline võivad ühes lauas istuda tänu sellele, kui Jeesus on muutnud nende elu ja Kristus on tulnud nende südamesse. Ja muuseas, seal Efesoses apostel Pauluse ajal toimus midagi sarnast. Seal ka evangeelium jõudis kõigepealt juudi sünagoogi, Paulus otsis sealt tulised jüngrid välja, tegi Tyrannose piiblikooli, õpetas seal 2 aastat, piibel ütleb, et erilised imeteod sündisid apostel Pauluse läbi, isegi higirätikud. Mõtle, kui sul pühid higi ja siis keegi võttis selle higirätiku ja pani haigete peale ja haiged said terveks. Vau! Ma tean, et siin on ka Eestis populaarne nende rätikute pärast palvetamine, aga kui sa tahad päris sõna järgi käia, kasuta higirätikut. Amen. Okei. Pauluse higi oli ka võitud ja seal oli ka tohutu pöördumine seal linnas nõidusest elava Jumala poole. Nii et nad võtsid kõik nõiaraamatud ja põletasid need ära ja arvasid nende raamatute kogu väärtuseks kokku 50 000 hõbetükki, mis meie rahas täna on umbes 15 miljonit eurot. Muidugi, raamatud olid ülimalt kallid sel ajal. Väga vähesed said lubada omal seda. Ja siis, kui sa tood ja selle kalli raamatu ja põletad ära, mitte müüd selle maha, see näitas tõelist pöördumist, kas pole nii. Ja minu sõnum täna, sõbrad, on, me vajame ühte vaimulikku läbimurret Pärnu linnas. Me vajame, et siin linnas palju halvatumaid hakkaks kõndima. Paljud jalutamad liiguksid. Kurjad vaimud läheksid välja. Püha vaimu vägi tooks välja need tõelised probleemid.
nõiad tunneksid, et Suuremägi on tulnud siia linna. Amen. Ja sõbrad, see on see, miks me vajame teritada oma vaimu, otsida issandat, panna teda esikohal oma elus, teenida teda. Sest me ei võitle mitte liha ja verega, me võitleme siin vaimsete jõududega. Sõbrad, ma tahan südamest tänada neid, kes on seda kanalit Karjase Kohv toetanud. Võib-olla isegi palvetanud selle eest, jagan mõne oma sõbraga. Nii et ma olen südamest tänulik kõigile neile, kes on seda kanalit tellinud, videosid, mis sind on kõnetanud, laikinud, võib-olla mõne positiivse kommentaari jätnud. Ja ma hindan seda väga. Nii et anna teinekordki teada, kust kohast sa seda kanalit vaatad, mis sind on julgustanud, tagasiside on tore, ma hindan seda, kui mul on võimalus, ma vastan sulle ja kui sul on mõni palvesoov, anna selleski teada. Nii et olge vahvad, näeme jälle.